vahekohtunik Kristiina Kasemets. Kaupo puhul ma olen alati mõelnud, et kuidas sellises vabamaaduskantsis nagu Viljandi, tema üldse alguses judo juurde sattus. Ju siis said lapsena vanemate venda poolt valikut tehtud. Said valesti aru, jah? Said valesti aru asjast. Nii, asume matši juurde. Herman Vesiaid, Kaupo Kokamägi, Tallinn versus Tartu. Esimene round. Herman on päris terav. Herman on terav. Tundub, et täna on õige aardekirist kaasa võetud. Vaatame pärast esimest pihta saadud lööki. Kaupo teeb Hermani esimest jalga pehmeks nähtavasti selleks, et pärast edukalt maadlema minna. Herman katsub hoida distantsi. Hermanil on väga rasked löögid. No aga nii. Kaupo leiab jalad üles, kas saab mahaviimisi tehtud, viib Hermani nööridesse. Ütleks nii, et tahaks Kaupole teha palju noomituse pärast nii head jalahaarde saamist, mitte mahaviimisi sooritamist. Natuke jäi seisma seal, jah. Aga eks Herman oli selleks valmis ka, et... Herman oli valmis, aga tibakene Kaupo poolt ära kingitud. Aga võrreldes eelmise kehakaaluga on kohe näha, et meestel on massi rohkem ja löökides on hoopis teine jõud sees. Ja ühelt poolt mass, teiselt poolt nagu, kas me võiks isegi öelda, et treenitus on suurem, sest et tehnika on iseenesest ikka teravam. No nii, kas seda nüüd arvestatakse ringi kontrollina või? Nii Vertuška. Kaupo teeb käsivareidet. Aga hea, natuke... Aga annab ära selja. Mõte oli hea, aga Oi. päris sellist edu ei tulnud. Kas raputab seljast väga maha? ilus. Aga käsi. Jääb kolmnurk kägistusse kinni. Kas suudab Herman selle lõpetada käelukku või kägistusega? Saame näha, kuidas Kaupo vastu peab. Jalad ei ole vist hästi, jah? Jalad ei ole veel päris lukustatud selliselt, nagu kolmnurkkalistuseks vaja on, aga samas ilusti on kinni. Aha. Kaupo otsustab vastast pehmeda, tundub, et kas see pea on välja libisemas, suudab üles saada, see on alati hea ja tulevadki jalad lahti. Aga kus nüüd läks energiat selle tõstmise peale? Nöörides on niimoodi, et kui tegevust ei toimuks, siis see mees, kelle selg on nööris, see on nagu kaotuspoolel. Aga siiamaani on võitlus. Siiamaani võitlus, aga kui nüüd nöörides näiteks seinas olev mees teeb lööke, siis ei lähe, siis on võitja tema. Nii, tulevad ilusti nööridest välja. Herman surub, Kaupo surub, siuke edasi-tagasi. Herman tundub päris lõdvestund olevat selle seisundis. Teab, mida teeb. Siiamaani tundub, et Herman on rohkem edu saavutanud. Meie hinnangul ta on tabanud paremini lööke, aga see üks alistuse üritus. Jalad küll päris hästi koos, aga see oli korralik. Aga tõsine Kreeka-Rooma omadus käib praegu siin, jah? Korralik Althagi võitlus. Kui Palusalu siin oleks, ta oleks uhke. Arvad, jah? Kas ta nii kergeid mehi vaataks? Mulle meeldiks nii öelda. Ta tuleb ootab, kui tuleb Vallokapa karikat vastu võtma. No. Kaupo üritab hoida Hermanit nöörides, distantsile minna ei taha, 10 sekundit on jäänud raundi lõpuni. Aga maaduseelis peaks olema kindlasti Kaupal, et teda peaks ka see vähem väsitama siin praegult, on ju? Ma arvan küll. Raund on lõppenud. Kellele esimese raundi annad? No peab andma vist Hermanile. Tundub, et Herman tekitab rohkem kahju ja ka üks... Kuigi ründavam pool oli Kaupo, tunduvalt ründavam. Jah, aga seda, kas sa liigud nägu või selgeis ringis, hakatakse arvestama pärast seda, kui palju on tabanud lööke ja kui lähedal keegi on alistusel olnud. Kaupo liikus küll rohkem nägu ees, aga samas Herman pani päris teravaid põlvelööke, jalalööke ja ka ilusalt kontreerivaid käelööke selle vahel. Põlvedega siis IMAF-i reeglite järgi saab lüüa ainult kehasse. Vähe põlvelöögid ei ole ei püsti ega maas lubatud. IMAF-i reeglitest veel 3x3 minutit, turniiriformaadi amatöörreeglid. Küünarnukilöögid igale poole on keelatud, põlved vähe igas distantsis keelatud. Alistustest on keelatud üks ohtlikum jalalukk, kannalukk, millele on raske kiirelt reageerida ja keelatud on ka lüüa püstiseis ja keelatud on lüüa ka püstiseis jalaga pähe, kui sa ise oled maas, ehk alt üles jalaga pähe lüüa ei või. Pausiaeg jookseb. Teile ma rääkisin sellest olümpiale pääsemist, et äkki sa räägid sellest veel, et mida nad siis üritavad? Et üritavad nende samade reeglitega olümpiale pääseda? Reeglid on natukene loksuvad paika, aga ma... Palume sekundantidel lahkuda ringist. Aga tundub, et
alal nagu ise sisu on, atraktiivsust on ja olümpiale pääsemine lisaks teatud formaalsustele, mis on siis alaliidus olevate klubide arv näiteks, tuleb ära teha väga palju lobitööd. Aga suur samm on neile kindlasti see, et Kreeka maadlusliit sinna liikmeks astus, sest tal on päris palju mõjuvõimu selle Rockiga seoses. Ma arvan küll, alati on hea, kui sul on ringkonnas mõjuvõimsaid. Et kui see maadluse päästmine oli, siis Kreeka olümpiakomitee või maadlusliit organiseeris ju päris olümposel maadlust, mis on iseenesest nagu ainult turistidele ja seal on igasugune tegevus, mis tegelikult keelatud isegi. Maadlejad tegid endale seal nagu olümpiat päästmise jaoks nagu turniiri, kus meie Epp Mäegi maadles. See on kindlasti hea lisand alaliidule IMAF-ile, et tal on tugevaid riiklikke klubisid. Nii, teine raund on alanud, 40 sekundit on varsti möödas. Hoog on natuke väiksem, tundub, et Herman nii palju ei suru, on natukene alalhoidlikum. Aga passib peale ja otsib tugevat lööki. Samas Kaupo boksib, maru lõug püsti ja ootab ainult, et Hermanilt midagi tuleks. Samas midagi veel kohale jõudnud ei ole. Kaupo vahetab külge, mida Võibla mehed aeg-ajalt teevad. Vallo Hannus Hermani nurgast hõikab, et Herman saab töö peale panema. Herman tabab löökidega ilusti vastu lõuga. Kaupo üritab vastata maadlusega, aga Herman kaitseb mahaviimise. Herman kasutab paistab, et siukene löök ja stopp taktikat, et ka mahaviimised kohe kindlasti ära. Herman kasutab ka ilusaid õlalööke maadlusest, häirib väga Kaupot. Ma arvan, et põhiülesanne Hermani nurgal ongi praegu hoida Hermanit töös. Ja Vertuška. Ja uus käsivarreide. Nii, ja palju paremasse asendisse. Ja selle vastu MMA poisid ei harjuta. Jah. Ja palju paremini tuleb tal ka välja kui eile ühele arvamine. Nupuheite ja käsivarreitega ongi see probleem, et iseenesest MMA-sse väga hea asi ei ole, aga samas, kuna see väga hea asi ei ole, keegi seda ka ei harjuta ja seega ei õpita ka seda kaitsma, nii et üllatusheited kipuvad läbi minema. Herman on peale asendis, vaatame, kas see oli piisav aeg, millal, vabandust, Kaup on peale asendis, kas see oli piisav aeg, millal peale jõuda või jõudis Herman juba piisavalt kahju tekitada. Samuti, nagu me enne rääksime, lihtsalt peal lamamisest ei tule võit. Lõpuks, kui peal lamamine versus kahju tekitamine tuleb arvestusse, siis olulisemad löögid. Kas Kaupo saab 2 reaksi peale asendisse, Herman üritab teda ära lükata. Kas Kaupo vastab pealt löökidega, suudab ennast hoida. Kerge koputus Kaupo poolt. Kas suudab peale äkki panna giljotiin kägistuse? Jalg. Ei, tõusevad püsti, Herman on püsti. Lahing on hea. 10 sekundit lõpuni. Publikult on au. Ja aplaus. Nii, jalg. Kätte viib veel korra maha, tubli. Kaupo viib uuesti maha. Nägime ka saalis isenemas ja raunda läbi Martin Saart. Meie endist kuni 77,1 kilogrammi esisportlast. Nüüd siis aktiivse spordi tegemisest kõrval. Elu on oma võtnud. No see raund läks Kaupole. Mahaviimisi oli tal rohkem. Pealkontrolli oli rohkem, samas raundi algus Herman tabas väga tugevate löökidega. Väga ilusad, täpselt puhtad löögid. Et lõpuks kommentaatorina ma vaatan seda asja teistmoodi kui punktikohtunikuna. Punktikohtunikuna ma jälgiks rohkem aega, kes kui palju on peal olnud, hoiaks löökidele silma peal konkreetsemalt. Kõrvalt vaadates mina ütleks, et see raund läks Kaupole ka lõpuks. Meie näeme seda asja 1-1, aga samas Steni Alari matsis me nägime ka igasuguseid asju, aga tulemuseks oli Steni võit. Allo Toom ütles omad lausedest Hermanile praegu maadluskohalt vist. Näeme, kuidas see tarkus üle kandub. Kas näeme selles matsis mõnda ülevedu või mitte? Ardo istub ka selle Allo kõrval, et Ardo Arusaar, olümpiamees. Et võib-olla hoopis tulid sealt nüüd. Et siis tuleb ülevedu? Ega vist tuleb. Ardo oskab ühte head asja käest ja peast. Nii, ja vastavalt Kristjan ettekuulutusele, kas me näeme täna ühte head asja peast ja käest või mitte? Või ülevedu. No nii. Herman annab natukene lohakalt ära keha. Kaupo tahab rohkem. Hermani nurgale ei meeldi see, mida Herman teeb, sest et ilmselgelt Herman on praeguse rütmiga mängimas maha seda matši. Kaupo tahab rohkem. Jonni pünnleb välja.
Nurk instrueerib Kaupot Hermanni jalgu konksutama, et maha viia. Näeme, kas Kaupo suudab seda realiseerida. Eks siin Eestis võisteldes kuuled ju mõlema nurga nõuandeid ja kui karjutakse su vastasele, et konksuta mu jalga, siis sa tead, et seda jalga vist hakatakse konksutama. Maadluses on nii mõnedki just sellised, et ei lase enda nurgal midagi rääkida ja kuulavad ainult teist nurka. Ja kui hästi kuulad, siis oled paremini informeeritud kui teine mees. Eriti väiksed poisid. Eile nägime ka Kaupo matšis Reino Saia vastu väga palju sellist nöörides maadamist. Tundub, et see on Kaupole meeldis. Kas suudab realiseerida mahaviimise? Ilus surve peal. Päästis ennast ära ka. Herman tahtis kontrat teha, aga ei alla. Ilusti mänguliselt maha viidud. Siin oli umbes 3 üritust. Herman üritas ennast püsti tagasi saada ja Herman üritas ka kontrat teha. Proovis ära kallutada teisele poole. Kaupo nägi läbi. Kaupo jäi peale tänu oma maadluskogemusele. Ja Kaupo teeb tööd. Kuidas Hermanni džits on? Ma ei ole temaga maas väga palju teinud laagrites. Aga tulemuste poole pealt on nad lukumaadlusvõistlustel? Minu arust, mul puudub info selle kohta, kas ja kui palju Herman on võistlenud. Võib-olla mõned võistlused on teinud, aga ta on siuke, teda ei näe väga tihti võistlemas, et ta võtab oma aja valmistumiseks ja siis tuleb võistleb. Et viimati oli Kaupo ikka ründab. Kaupo ründab, Kaupo surve on peal, varvaste peal, ilusti kogu aeg töötab edasi. Kaupol on kulla maitse suus vaikselt. Ei taha enam minna lasta väga. Minut on jäänud. Kui see matš niimoodi jätkub, siis ma arvan, et tõstetakse Kaupo käsi. Väga kriitilised hetked. Mingis mõttes taktikaliselt võib-olla Kaupo tahab ka natuke aega veeta seal. Ei, ta ikka töötab. Hermanil on meelel kindlasti kolmnurk tahavad põrandale minna. Ja käelukk. Ameerika wrestlingu värke natuke. Nööridelt hüpped, nöörist põrkamised. Tsirkuste leibarahvale. Kristiina Kasemets katkestab matši, et tuua sportlased ringi keskele. 20 sekundit on jäänud. Nii on meil ka parem vaade. Jorgen matši instrueerib Kaupot olema aktiivne. Vallo Hannuse näos on näha kerget kurbuse ilmingut. Kas Kaupo suudab asendit hoida ja ka äkki mõne löögi teha, mis kindlasti mõjuks positiivselt? No ikka ta siin saab riivakaid pihta ja ta töötab. Oi, illegaalne. Jah, löök alt. Täpselt nii, Herman tegi alt üles jalalööke pähe. Vigastuste järgnenud Herman võistis oma eksimust. Kaupo jätkab löökidega, väga tugevad löögid jalgadesse. No nii, Kaupo või? Teine finaalmatš on lõppenud, Herman Vesel versus Kaupo Kokamägi. Mina arvan, et Kaupo on selle matši võitja. Kaupol on jõudu küll, aitab veel Hermanni püsti ka. Väga sõbramehelik värk. Ja Jorgenil on jõudu. Ja Jorgenil on jõudu, lapimeestel on jõudu. Palju testosterooni saali. Väga võimas lahing. Herman mõtleb natukene. Herman kuulutab ennast natukene selle näos juba kaotajaks. Kükitab matile, mõtleb elu üle järgi. Samas võitlus oli korralik. Kahju on, et Herman ei suutnud rohkem oma löömist realiseerida, sest ta tabas väga hästi. No kui Jonnipunn on vastas ja tahab maadelda, siis surus oma peale. Eks see üks suuremaid võtmeid on, et kui agressiivne ja minu isa alati mulle rääkis, et kuidas enda mängu peale surud, nii see asi ongi, et siis sina dikteerid. Ja Kaupo pani oma dikteerimise peale. See on ka põhjus, miks nii julgelt ja agressiivselt boks siia üle ei kandu. Et isegi kui sa näed, et teine mees on saanud löökidega pihta, siis julge edasi tormamine võib viia salto välja viia vastase mahaviimise õnnestumiseni. Kui me eile nägime, et mehed mõtlesid kohapeal alist üritusi välja, siis täna mõtles Kaupo salto välja. Ootame kohtuniku otsust. Lugupeetud daamid ja härrad, head külalised. Kohtunike ühehäälse otsusega on võitnud selle finaali punane nurk Kaupo Kokamägi.